Just nimelt inimesed, see on Evert Polboom tagasi kanalil nimega Evert Poom. See ei ole illusioon, see on Evert Polboom. Ja ma luban teile, et tänane video tuleb üks tükk. Ja te võite olla kindlad, et tänane video tuleb vürtsikas AF. Estonglish. Aga enne kui me alustame, on puudu veel üks tähtis relv. Anti-kringe fatsemask. Muidugi see on kaitseks selle kringe vastu, mis hakkab siit tulema, sest et uskuge mind, tänases videos tuleb palju kringet ja see kringe on maitsev ja see kringe on kringel. Hashtag anti-kringel face mask, hashtag kringel. Igastahes, tänases videos me jälgime Eesti homovastast number 1. Ma küsin täitsa otse, mis tunne on olla homovastane number 1 Eestis? Mulle ei meeldi pepuseks. Mihkel Kärmes ka kärmelt lendab peale, ma ütlen teile. Perekond, ehk see, mis on enamikule inimestele püha, pandaks ühte patta homoseksuaalsete suhetega, mida enamik inimesi peab kõlvatuks. Oh my god, see silt. Geilipsuga Toomas Hendrik Ilves ütleb Tartu rahu ei, homoriik Eesti, ja. Mis te teete, kui ühel kenal päeval tuleb keegi teie lastest ja ütleb, isa tead, ma armastan samast soost inimest? Homoseksuaalsel kalduvusel, homoseksuaalsel kiusatusel, selles ei ole mitte midagi olemuslikult erinevat võrreldes mitmesuguste teiste kalduvuste kiusatustega. Et ma ei aitaks mitte kuidagi oma poega, kui ma patsutaksin ta õlale ja ütleksin, et pole midagi pojakene, joo ennast rentslisseks alkoholiprobleemiga, pole midagi pojake, kasuta kanepit ja kasuta edasi veel raskemaid narkootikume. Kui ma tegelikult armastan oma poega, siis ma pean teda toetama püüdluses saada üle nendest asjadest, millega ta tegelikult kahjustab iseennast ja ka teisi enda ümber. Ta reaalselt võrdleb homoseksuaalsust alkoholismi, narkootikumide ja kanepiga. Teie leeris annab tooni käsitlus, et meedias on justkui mingisugune geide vandenõu või käib infooperatsioon, et avalikku arvamust mõjutada. Ma ei hakka teid veenma, et see ei vasta tõele, aga kirjeldage, et kuidas need omasooiharad neid niite siis tõmbavad? No ma ei ole kunagi arvanud, et see on mingisugune homoseksuaalide vandenõu, seda kindlasti mitte. Küll aga oleme arvanud seda, et meedias, ja ma arvan, et seda ei vaidlusta ka keegi, on keskmiselt rohkem sellise maailmavaatelise taustaga inimesi, kelle arvates homoseksuaalsed suhted on igati normaalsed, moraalsed, tervislikud ja nii edasi. Räägib konkreetselt praegu persoon, kes on täiesti veendunud, et geiks saamine on valik. Varro, mul on sulle üks küsimus. Kas sa saaksid olla kunagi mehega koos? Ja kui selleks vastuseks on ei, siis mõtle korra, et miks keegi peaks lihtsalt valima selle tee, et ta tahab olla samasooli inimesega koos, kui see on tema enda jaoks raskem. Tihtipeale inimesed, kes on kõige rohkem homoseksuaalsete suhete vastu, on ise. Mulle ei meeldi pepuseks. Ja kui taibati, et Varro Vooglaid ja homod ajavad inimesed hulluks, siis ainult seda taotegi. Ja nii pekstigi võrdlemisi teisejärgune teema vahtu, nagu see oleks maailma kõige tähtsam asi. Te olete päris palju ette heitnud, et see debatt on läinud selliseks ebakultuurseks. Samas, ma tean teisel pool rindejoont. Ilus Eesti pere aastal 2050. No algatuseks olgu öeldud, et meie ei ole kindlasti kutsunud kedagi üles pealtnägija suhtes kirju saatma, et seda me oleme kutsunud tegema pigem parlamendi suhtes. Ei, siin te eksite. Ka pealtnägija suhtes näiteks Markus Järvi kutsus üles seal kuskil te YouTube'i kanalis. YouTube'i kanal? Mis selle see nimi oli? Mingi AS perekonna kaitseks. Bingo. Hallid passid ei ole nii demokraatlik, aga homod, jah, kuradimaa, zombimaa. Homodiktatuuri algus, hirmu õhkkond on sama nagu oli see Hitleri Saksamaal. Demokraatia surm ja laste pilastamise algus. Oh my god. Hashtag kringel. Tere jälle, 7 jätkavad. Nagu saate alguses lubasime, suundume nüüd üheskoos eilsesse õhtusse, täpsemalt kohvikusse Sinilind, kus kooseluseaduse pooldajad ning Eesti geikogukond pidu pidasid. Siin õhtuhämaruses pidu järjes kogub tuur, samasoolised paarid kogunevad ühe kohana Sinilindu, et tähistada seda Riigikogu otsust. Me ei tea praegusel hetkel seda rääkides, mis seal sees on, milline on
samasooliste paaride tähistamine, aga kohe saame teada. Korralik pidu ei ole pidu, kui Anu Saagim kohal ei ole. Mida see päev tähendab teie jaoks, mis teid siia tõi? Ma olen tõesti õnnelik, päriselt ka. Kui ma tahan abielluda oma kassiga, siis ma abiellun oma kassiga. Tekib mulle ainult see küsimus, et miks me ei võiks võtta vastu seadust, et 2 naist ja 1 mees saaksid teha lepingu ja omavahel nii-öelda kooselulepingu. Rahvas tantsitas pikk nimekiri DJ-dest ja pidu kogus järjest tuure. Kell 1 öösel paluti meil kaamera välja lülitada ja peolt lahkuda, et pidulised saaksid tunda, et täiesti vabalt ja teha, mida tahavad. What's that supposed to mean? Kell 1 paluti meil kaamera välja lülitada, et pidulised saaks teha, mida nad tahavad. Mulle ei meeldi peppuseks. Aga ma näitan teile veel viimast klippi, kuidas Varro Vooglaid on saates Ühiskonnainimesed. Roll the clip. Kui me vaatame praegusel hetkel näiteks Euroopa demograafilist olukordagi, siis kogu Euroopa ei suuda tegelikult hakkama saada selle probleemiga, et rahvastik vananeb. Meil ei ole inimesi, kes peaks üleval seda üha vananemat inimest ja paljuski on see tingitud just nimelt sellest, et perekonna institutsioon on lagunenud. Perekonna kultuur on lagunenud ja osaks sellest perekonna lagunemise ja lagundamise protsessist on kahtlemata ka homoseksuaalsete suhete propageerimine ja selle läbi nii abielu kui ka perekonna institutsioonid. Geid on süüdi ühiskonna vananemises ja mitte ainult ühiskonna vananemises, vaid ka kõiges muus. Ma ütlen, geid on kõiges süüdi. Homoseksuaalsed suhted on igati normaalsed. Damn boy!